9. klassiga tegime sellist tegevust nagu 30 sekundi jutt ja õpilastel oli siis paari peale selline mängulaud. Start on siin ja õpilane veeretab täringut ja siis läheb edasi vastava arvu samme. Nii, loeb selle küsimuse siit ja tema ülesandeks on siis vastata sellele küsimusele ja põhjendada oma vastust 30 sekundit järjest. Ehk siis ta peab järjest 30 sekundit rääkima, kui ta ei suuda 30 sekundit sellel teemal rääkida, siis ta peab sammu tagasi astuma. Classroom Screen on küll selline veebileht, mida ma kasutan pea igas tunnis. Enamasti kasutame siit seda tekst rakendust, ehk siis kui me näiteks kontrollime tööviga harjutusi või õpilased loevad laused ette, siis selleks, et ka kirjapilt saaks õige, siis mina kirjutan näiteks õige vastuse siia ette, et kõik näevad tahvli pealt ka. Ja siis ma kasutan siit seda QR-koodi lugejat, seda koodi koostajat, et kirjutan näiteks veebilehe, kleebin siia ja siis genereerib kohe mulle siia ühe QR-koodi, mille õpilased saavad sisse skännida. Siin on ka timer, stopwatch, kell, siis näiteks traffic light, näiteks kui õpilased teevad iseseisvat tööd, jutustada ei tohi, siis vajutud punase tule. Ja kui on näiteks aruteluaeg, siis näiteks põleb roheline tuli, aga siin on erinevad võimalusi veel, täringu veeretamine ja nii edasi. Flipiti loosiratast ja rühmade moodustamise rakendust kasutama ka peaaegu igapäevaselt. Mul on Padleti tehtud kõikide klasside kohta. Padletis on selline leht, kus mul on kõikide klasside kohta olemas need rattad. Et kui ma siit võtan ühe klassi ratta näiteks, nii, ja siis siit ütlevad, kui mul on vaja mõne õpilase mul on vaja näiteks vastama kutsuda kedagi või keegi, kes peab mulle minu küsimusele vastama, siis ma lihtsalt keerutan siin ratast ja Flipiti annab mulle siis ühe nime. Seda ratast ma kasutan ja siis ma kasutan erinevate rühmade moodustamist. Et kas siis näiteks rühmad, kus on 2 õpilast või näiteks 2 rühma, et see on hästi hea rakendus. Täna me mängisime 8. klassiga ühte sõnavaramängu ja selle asemel, et õige vastuse eest ühe punkti anda, siis tegin natukene põnevamaks seda punktide jagamist. Et kui õpilased vastavad õigesti, siis nad valivad siit ühe tähe, no näiteks D. Enne kui ma seda punkti summat neile näitan, siis nad otsustavad, kas nad võtavad need punktid endale või annavad mõnele teisele tiimile. Me mängisime 4 tiimis. Et siit võib tulla ka miinuspunktid, no näiteks -2. Et õpilased saavad siis ise valida, et kas nad võtavad punktid endale või annavad mõnele teisele tiimile. Punktide jagamist saab põnevamaks muuta ka näiteks pallidega, näiteks lisapunktide teenimise võimalus, et viskavad palle, ämbri või korvikese sisse. Või siis on selline minikorvpall, et viskavad näiteks 3 korda visata, et siis saavad teenida boonuspunkte. Või siis selline väikeste pallikestega viskamise mäng. Ja siis mul on ka selline väike mini-keeglimäng, et ka siit on näiteks võimalik siis lisapunkte teenida. No 2 lisapunkti näiteks. Lasteaias ja algklassides kasutame selliseid jah-ei-pulkasid küsimustele vastamisel, siis jah-ei küsimustele vastamisel. Et muidu, kui õpetaja küsib küsimuse, siis ainult üks õpilane saab vastata, aga et selleks, et kõik oleksid kaasatud, õpetaja küsib küsimuse, näiteks kas Tallinn on Eesti pealinn ja kõik õpilased siis näitavad, kui on jaa, siis näitavad naerunägu, kui ei, siis näitavad kurbanägu. Ja näiteks kui on ei vastus, siis õpetaja valib siis ühe õpilase, kes siis ütleb õige vastuse.